mõned küsimused sulle, et ma vaatan, millest alustada. Ma valmistasin need ette, aga see järjekord enam ei ole selline. Ma küsiks uuesti, et kuidas loomismäng sisse lülitada? Kui sa teadvustad seda, et sa lood absoluutselt igas hetkes. Mul oli kunagi selline väärarusaam, kui ma mõtlesin, et kes on loominguline inimene, siis ma pidasin silmas, et selliseid käega katsutavaid või silmaga nähtavaid või kõrvaga kuuldavaid asju, et keegi maalib hästi, keegi luuletab, keegi laulab, keegi meisterdab midagi oma kätega. Ja siis ma oskasin seda kõike näha teistes inimestes. Ja ma imetasin seda ja siis ma mõtlesin, et mina ei olegi üldse loominguline inimene. Ja see hetk, kui ma sain aru, et kogu elu on looming, siis see oli täielik game changer. See muutis kogu mängu. Ehk siis me oleme kõik eranditult väga loomingulised. Sa pead lihtsalt teadvustama seda, et sa lood kogu aeg kõike. Oma reaalsust. Aga miks inimene ei loo väärtust kergelt? See on üks selline põhiküsimus, see väärtuse loome. Aga tihti seda müüakse või turundatakse või reklaamitakse niimoodi, et see on nagu mingi jõusaali minek. Et see on tohutult raske, et sul peab olema nagu mingi treeningkava, kuidas seda väärtust luua. Miks see ei võiks kergemalt käia? Sest inimene on unustanud selle, kes ta tegelikult on. Kui me ei teadvusta seda, et me ei ole lihtsalt inimesed, meie keha või meie mõtted. Ja me tuleme tagasi sinna, et me oleme tegelikult vaimolendid, kes kogevad ennast siin inimkehastuses. Ja see on kogus hetk, see on siin kehastuses nagu ütleme siis ajaline määre või aja nagu selline nüanss on juures, aga kui me tuletame endale meelde, et me oleme tegelikult vaimolendid, siis meie väärtus on juba selles, et me oleme. Ja kui on väärtus olemise näol, siis tegelikult juba see ongi väärtus, et see jumalikkus kogeb ennast läbi meie. Ja kui sa selle unustad ära, siis sa mõtled, et sa pead kogu midagi tegema. Ja siis see tegemine võib tullagi läbi selle raskuse, et ma pean midagi välja teenima, ma pean välja teenima seda, et ma olen. Sa ei pea seda välja teenima, see lihtsalt on juba by default olemas. Aga kas maagia on päris? Me võime öelda maagia kohta teisi sõnu energia. See on üks ja sama. Ja me kõik oleme energia. Iga üks meist, iga asi, mis siin ruumis on, kõik on energia. Ja kui sa hakkad sellest energiamaailmast aru saama ja tunnetama läbi keha, sa võid selle kohta öelda maagia, aga tegelikult see on lihtsalt energia. Aga kuidas seda küllust siis kutsuda energiamaailma keeles? Täidetus. Küllus on täidetus, see on tegelikult seisund, läbi mille kui me oleme oma olemuslikult täidetud, siis kõik meie ümber on ka külluslik. Ehk siis seda tuleb juurde kogu aeg, aga sa pead enne jõudma sellesse seisundisse ja see on selline kindel sagedus, kus sa ei aja mitte midagi enam taga, vaid sa oled juba selles punktis, kus kõik on olemas. Aga mis on põhiline takistus selle seisundi saavutamisel? See justkui võiks olla ju loomulik seisund inimesel, kui see tal on tagataskus tegelikult. Aga millegipärast on takistused. Mis see põhiline takistus sinu arust on? Sest me eraldame ennast jumalikkusest, me eraldame ennast jumalast, loojast endast. Religioonid tekitavad eraldatust minu arvates. Et kui me jõuame sinna, et me oleme üks selle allikaga, looja on meis endas olemas, siis see seisund on ju seal samas kohe olemas. Küllus on seal samas kohe olemas. Me ei saa ennast eraldada. Nii kui me ennast eraldame, siis me oleme puudusteaduses.
ja puudusteaduses on ohvrimeelsus ja siis sa ajad asju taga. aga energiaga on samamoodi, sa ei saa midagi taga ajada, sa kas oled see või sa ajad seda taga. Kui sa ajad seda taga, siis see läheb sinust kogu aeg eest minema. Mhm. Mhm. Aga kuidas sa näed sellist asja, et üks inimene, kes ütleme, tahab seda küllust, seda täidetuse tunnet, ta igatseb seda. aga teine inimene on lihtsalt ablas inimene, ta on nagu näljane, ta tahab nagu kõike lihtsalt rohkem. noh, lihtsalt ongi, selle kohta saabki öelda selline aplus, ta on hästi ablas. et mismoodi nende nagu see selline energeetiline nagu vahe on või seisundi vahe, et üks liigub sinna allika poole, sinna külluse poole ja teine on ablas, kes lihtsalt tahab kõike saada. küllust seal kaasa arvatud. aga millegipärast mulle tundub, et nad on ikkagi nagu eri korrustel elavad tegelased. Elavad ja no siin tuleb mängu ka see, et inimkehastuses me ei saa üle ega ümber, et kui me oleme siin inimkogemuses, siis siin on ka ego. ja mina ei ole seda meelt, et ego peab täielikult ära lahustuma või kuidagi eraldama või maha raputama, et see käib inimeseks olemise juurde. aga võti on seal, et seda ego tuleb harmoniseerida niimoodi, et ta teeks koostööd kõrgema minaga. ja see on ka omaette oskus, kuidas võtta need ego tugevused ja panna need kõrgemat mina teenima. ja seal ma arvan, ongi see, et küsida, et mis see kavatsus on inimesel. kui ta midagi nii väga ihaldab ja tahab, mis see kavatsus seal taga on? kas see on miks ta midagi tahab? täpselt, kas see on egomäng või see on midagi, mis on see, kuidas sa teenid oma seda kõrgemat mina, kõrgemat allikat, inimkonda. et alati nagu küsida neid kontrollküsimusi, miks ma mida teen. ja seal tuleb tegelikult see välja, kas see on mingi aplus või see on mingisugune kõrgema ühtsuse, armastuse igatsus. et jaa, ma arvan, et nende kontrollküsimustega saab nagu jälile. mis vahe on, jah, et mis see motiiv on. jah, miks ma tahan seda, mida ma tahan. sest see ei ole üldse nii, seda ei ole üldse nii lihtne teinekord inimesel läbi näha. aga mina näen sellepärast, et ta tahab olla väärtuslik. ja sellepärast ta tahab mingeid asju. aga samas. ta ei usu oma väärtusesse kui juba olemisse. tal on vaja kogu aeg juurde, et tõestada midagi. see on sihuke peidetud aplus. jah, ja see on väga peen niidistik. aga näiteks hästi palju on räägitud sellest, ütleme sellest hirmudest, et need takistavad inimest, et mina näen seda niimoodi, et ütleme, põhiline viis, kuidas hirm manipuleerib inimest, on see, et ta ütleb inimesele, et kui sa seda või seda asja tegema hakkad, siis sa kaotad kõik. et ta alati vajutab inimese, ütleme, raputab seda inimest, üritab raputada sellega, et sa kaotad kõik. mitte, et sa ei kaota natukene, vaid sa kaotad kõik. ja siin nüüd üks variant on see, et pakutakse välja, et siis see ego võiks surra ära, et on ego surm, et siis ego ei ole ja siis ei ole ka seda tegelast. ühe variandina pakutakse seda, kes ütleb, et sa kaotad kõik, seda ei ole enam ja siis ei ole ka pinget. aga äkki seal on mingisugune teine, ütleme, alternatiivne viis, et ütleme, et kui see hirmutasand tuleb inimest ahistama ja ta saab inimese kätte tavaliselt sellega, et ta ütleb talle, et sa kaotad kõik, kui sa nüüd siit edasi läheb, siis mis alternatiivne viis oleks, kuidas sellise asjaga nagu ümber käia, kui see tuleb? tavaliselt inimene on sellise hirmu poolt nagu nii-öelda halvatud. kui ta seda uskuma jääb, ta ei ole võimeline nagu seda täidetuse tunnet mitte kuskilt otsast tundma.
mina näen, et see hirm on võimaluse koht. See on võimaluse koht avastada iseendasse mingisugune programm ja lihtsalt kirjutada see ümber. On väga erinevaid meetodeid, kuidas hirmust läbi minna. ja, ja eks igaüks saab leida endale personaalse lähenemise. Minul näiteks töötab väga tihti see, et kui ma näen, et kuskil tuleb mingi hirm, ma teen risti vastupidi, mida see hirm mulle ütleb. ja, ja niimoodi see muutubki mänguks, et ma tänan hirmu, et ta näitas mulle midagi, et kuule, et siin on sihuke koht, vaata, kas sa tahad teha ühe väikse upgrade'i. Ja siis ma lihtsalt lähen ja teen seda vastupidi. Et ja kui ma vaatan oma elus igasuguseid erinevaid olukordi, siis paratamatult on ka nii olnud, et mida suurem on see risk, seda või suurem see hirm, seda suurem on see risk olnud, aga kui ma selle ületan, siis seda maitsvam on see tulemus. Ja need on tegelikult kohad, kus ma tegin selle kõikvõimalikkuse ukse lahti. Ja see mäng läheb põnevamaks, nii et ma ei võtaks seda hirmu kui asja, mis on negatiivne ja seal taga on, eks ole, meie alateadvus ja ego mängib neid mänge seal, aga me ei pea midagi ära kaotama. Mina näen seda nii, et meil on lihtsalt vaja saada oma meele meistriks. Et sa oled kogu aeg teadlik, okei, tuleb selline lugu, kus see tuleb, sa teed selle ümber. Aga kes võiks sinna täidetuse tunde vestlusõhtule tulla? Ma arvan, et sinna võiks tulla need inimesed, kes tunnevad, et nad tahavad veel suuremalt mängima hakata. Need inimesed, kes tegelikult juba teavad, et me elame energiamaailmas. Aga nad tahavad avada uusi uksi, avada uusi leveleid selles mängus. Ja ma arvan, et siit on võimalik enda jaoks download ida alla sellised uued mänguvõimalused ja uued sagedused. Ja need inimesed tunnevad üsna kiiresti ära, et nad peavad siia tulema. Selge pilt. Aitäh! Näeme siin.